10 aastat Ruutu 10 seltsis. Saadet juhib Rauno Meronen. Ruutu 10 sündis 2013. aasta jaanuaris, kui kokku tulid 10 improentusiasti. Siiski polnud see Eesti impro algus. Täna me vaatame tagasi Ruutu 10 eelsesse aega ning räägime sellisest põnevast nähtusest nagu improgrupp Ja. Just seal sai impro tee alguse Raunol Martinil ning võib öelda, et mingil määral kõigil Ruutu 10 asutajaliikmetel. Milline oli tol ajal Eesti impromaastik ning kuidas siis improtati, seda on meile tulnud rääkima improgrupp Ja kunagine liige, kes on teile arvatavasti tuttav ka ETV ekraanilt, kui teid huvitab ilm. Siret Tuula. Tere, Rauno. Niimoodi, ja improgrupp Ja kunagine liige, Ruutu 10 heli- ja valgustehnik Ando Roots. Tere. Ja improgrupp Ja asutaja, rahvusvaheline improkoolitaja, kelle kontakti võid leida veebiaadressilt rahelotsa.ee ja tema nimi on ka Rahel Otsa. No tšau, Rahel! No tervist! No tere kõigile, mul on hea meel, et ma sain teid kokku, sellised nii-öelda legendid ja et lihtsalt kiirelt, et meie kuulajad võib-olla, kes on arvatavasti mingid Ruutu 10 õpilased või siis minu ema, siis et anda aimu, kes te olete, siis ma lasen teil vastata pigem nagu lühidalt selle kohta, et kuidas teie nagu improga kokku sattusite, sest see juhtus hästi-hästi ammu, on ju nii? Jah, kõik noogutavad. Alustame näiteks Andost. Kuidas sina siis kunagi, läbi improgrupp Ja tegelikult improga alustasid? Jah, ma olin tudeng ja siis mul ei olnud midagi teha ja ei olnud sõpru ja nägin laval Rahelit esinemas teatrimajas või kinomajas. Ja siis ma olin vist põhimõtteliselt samal nädalal juba impro töötoas ja nii läks. Kena. Kuna Rahelit mainiti sealt, siis hüppame temast üle, läheme Sireti juurde ja Siret, räägi oma alguslugu ka ära. No mina olin maalt ja hobusega, ma käisin Tallinna Ülikoolis ja ma ei teadnud kaudselt ka, mis asi on impro. Aga ma sain tuttavaks Tatjana Kovaliga, kellega me saime tuttavaks siis Üllari teatris. Üllar oli siis kunagi Tallinna Ülikooli teater, tudengiteater. Ja siis tema ütles, et tema käib impromas ja ma nuiasin teda tükk aega, sest et ta ütles, et see on ikka nii eksklusiivne ja ma ei tea üldse, kas sinna gruppi saab kedagi ja seal ainult on mingisugune 5 inimest ja üldse nagu me tegelikult ei võta kedagi. Ja siis ma ütlesin, aga kas ma võin lihtsalt ükskord kaasa tulla? Ja siis ma läksin ükskord kaasa sinna proovi ja see oli veel Telliskivi loomelinnakus seal Tallinna Tehnikaülikooli tudengiteatri ruumides, hästi külm oli seal ja ma mäletan, et see kõik oli nii nagu siuke lahedalt nagu random, et siis ma mõtlesin, lahedad inimesed, et räägin Raheliga pärast, et kas see on ikkagi nii eksklusiivne ja äkki ma ikka saan liituda. Ja vahva, ma isegi mäletan, ma olen vist isegi 1 või 2 proovi improt teinud seal T-teatri selles vanas ruumis, mäletan, aga see oli nagu väga ammu. Nii, Rahel, räägi oma alguslugu ka ära, pluss mul on sulle Sireti loost veel lisaküsimus ka otsa. Ja ma kardan, et ükski minu vastustest ei saa täna väga lühike olema, nii et selles mõttes sa võid anda siis nagu märku, kui juba tundub, et hakkab nagu väga üle aja minema. Okei, annan. Aga teadaolevalt siis tegelikult impro tõi ju Eestisse Renar Annus koos Virko Annusega, kes tegid esimesed töötoad ja need toimusid siis Kullos, kus mina olin ka Virko õpetatud teatristuudios siis kõigepealt õpilasena ja pärast siis ka aitasin seal nii-öelda assistendina igasuguseid asju teha, projekte teha ja lõpuks siis ka juhendasin mõnda gruppi. Nii et ma olin kuidagi kaasas kogu selle Kullo teatrikooliga ja siis kui Renar siis, kes tol ajal õppis Soomes magistris teatrit, siis kuna Soomes on improt kõvasti juba varem tegema hakatud kui Eestis, siis tema oli juba sealt selle sädeme saanud ja tema otsustas Eestisse ka tuua esimesed õpetajad. Ja minul oli siis au ja rõõm olla esimeses 2 töötoas, siis, mida Soome koolitajad tulid Eestisse tegema. Ja päris lahe, kui mõelda, sa olid nagu sellise, kuskil pandi seeme idanema lihtsalt selle koha juures, mingi istutuskoha juures, et jah, mul vedas sellega. Nüüd on meil mõnus improvõsa selle koha juurde kasvanud. Aga Rahel, kuna Siret mainis, et eksklusiivne klubi, keegi ei saa tulla, 5 inimest, et mina pole seda kuulnud, räägi see ka lahti, et kuidas teil alguses
liikmelisuse teema või kuidas te olite, tundus väga selline suletud? Ja ei, tegelikult ei olnud, ma ei tea, mis kama see Tatjana rääkis sulle, Siret. Aga me siis alustasime oma proovidega tegelikult kunagi üliammu Rahvusraamatukogu ruumides, kuna üks põhjus, miks me üldse kokku tulime, oli siis Piret Soosaar-Maiberg, kellega mina olin varasemalt tutvunud Foorum teatrit tehes. Ja kuna Foorum teatri peamine pesa on siis VAT-teatriga kaasas käiv, ehk siis tollel VAT-teatri ruumides Rahvusraamatukogus, siis seal samas me hakkasime tegema ka oma neid kokkusaamisi ja proove ja paljud selle grupi liikmed alguses olidki ka Foorum teatriga tegelevad inimesed. Ja siis üks asi viis teiseni, otsisime omale erinevaid toredaid kohti, kus oleks võimalik siis toimetada. Ja see grupp nagu kasvas, inimesed ikka tulid juurde, kõik, kes olid kuulnud, et see on väga lahe värk, aga meil nagu oli natuke tegemist sellega, et kuidas seda gruppi hoida niimoodi käimas, et oleks küll uusi inimesi juurde tulemas ja oleks toredad improtajad seal grupis rohkem, küll aga, et iga kord, kui uued inimesed tulevad, et ei peaks hakkama siis kohe jälle algusest saadik neile esimesi põhiharjutusi õpetama ja selle võrra siis nagu ülejäänud grupp ei peaks tempot maha võtma. Ja ma arvan, et tol ajal meil oligi võib-olla veidi rohkem selline komme, et me kas kord aastas võtsime inimesi vastu ja siis hiljem enam ei tahtnud, et siis jällegi peaks sellepärast gruppi nagu tagasi hoidma. Ma arvan, me olime tol ajal tegutsenud äkki 2 aastat või niimoodi, et kui me lõpuks olime jõudnud sinna Telliskivi ruumidesse. Aga siis, kuna mina olin juba piisavalt kaua improt teinud, siis mina muidugi väga tubli ei-ütleja ei olnud, nii et ilmselt kui Siret minu juurde tuli, siis ma ütlesin talle kohe jah vastu ja ütlesin, et selge, võtame vastu. Ja tegelikult see süsteem, mida hilisematel aastatel nagu läbi vedas, see ongi ju nagu sinu autorlus, Rauno, ehk siis ma mäletan hästi seda, kui me istusime Kuku klubis ja arutasime, et kuidas võiks edasi liikuda niimoodi, et me ei peaks iga kord, kui uued inimesed juurde tulevad, siis jällegi nagu sellist ABC-d hakkama õpetama ka vanale grupile ja Rauno oli see, kes selle improstuudio mõtte tol hetkel välja käis, mis on nüüdseks juba üle 10 aastaga toimetanud, nii et see on täitsa nagu sinu autorlusega mõte, mis seal parasjagu õilmitseb. Vau, lahe, seda on küll tore kuulda, sest ma ei mäleta et ma oleks midagi sellist välja käinud. Aga samas see tundub loogiline, et selline õppegrupp kuhu juurde võtta. Aga lahedalt Rahel avas lahti, kuidas nüüd see improgrupp nagu alguse sai. Aga millegipärast, võib-olla ma eksin, võib-olla see minu välja mõeldud mälestus, mida sa oled rääkinud, Rahel, ja võib-olla keegi teine pole seda kuulnud. Aga ma mäletan sellist lugu, et palju häid mõtteid sünnivad köögis ja kuidagi mingi sina, Piret ja Pudel veini kinnitasid improgrupp ja ma ei tea, võib-olla saad sellega lahti rääkida. Mulle tundub, et see on vist kõige nagu legendaarsem lugu, mis Jaaga kaasas käib. Tõesti, ehk siis enne improga tegelemist mina tegin ka klassikalist teatrit, klassikalise teatri projekte ja seejärel siis Foorum teatrit koos Piretiga ja teiste torete inimestega seal. Ja kui ma olin siis käinud nendel 2 kursusel, mille Renar oli siia toonud, siis Piret oli ka käinud neist teisel kursusel ja saanud seal siis ka juba improosas. Kas see kursus oli nagu mingi, ma ei tea, 2 kuu pikkune? Ei, see oli töötuba, nii et ma arvan, et see oli siis 2-päevased töötoad äkki. Jah, ala nädalavahetus või nii. Ja Piret käis siis teisel neist ja siis oligi tõesti üks legendaarne õhtupoolik, kus Piret võttis kaasa pudeli punast veini ja tuli mulle külla minu väikesesse korterisse ja asus siis mulle selgitama, et me nüüd peame hakkama improt tegema. See oli selline nagu impro müügimees tuli või müüginaine. Okei, lahe, väga lahe. Ja mina olin alguses üsna kindlalt eitaval seisukohal, sellepärast, et seal oli igasuguseid asju, mis vahepeal oli veel toimunud, selgemaid ja segasemaid suhteid seoses impromaailmaga, mis meil siis algusest saadik on olnud süke, nagu teatrimaailm ikka. Ja ma olin pigem eitaval seisukohal, aga siis me jäime seda veini edasi ja Piret ikka moosis meid edasi ja siis üks asi viis teiseni ja siis me lõpuks koostasime nimekirja inimestest, kelle puhul me arvasime, et keda võiks huvitada siis sellise asjaga edasi tegelemine, kes meie arust võiks olla ka motiveeritud ja me küll vist ei pannud selle nimekirjaga väga täppi, sest et me esimene
grupp, kes meil siis esimeses töötoas käis Vatt-teatri ruumides seal, neist vist nagu üsna vähesed tegelikult jäid edaspidiseks ka, aga nemad jällegi siis, kelle jaoks see teema klikkis, nemad siis kutsusid teised sõbrad juurde ja sealt siis hakkas see grupp jälle kasvama ja siis kindlasti oli, see on ka siuke hea legendaarne lugu, mida mina alati juurde räägin, et algusest saadik oli kokkulepe see, et kindlasti ei jää vastutus minu peale. Ja. Et me jagame vastutust alati, on ju. Mina siin teades, kuidas asi arenes, siis see oli väga prohvetlikud sõnad. Absoluutselt. Et minul oli küll, kuna Renar oli ka eesti keel tõlkinud mõned mängud, mul oli A4, mis olid välja prinditud siis, kus need mängud kirjas olid ja et kokkulepe oli, et me jagame siis, kuna impro kohta on infot võimalik leida igalt poolt internetist, et me jagame seda mängude otsimist ja töötubade läbiviimist ja nii, on ju, et ükskord viib üks, teinekord teine, et see kindlasti on siis nagu jagatud vastutus. Nagu jagatud Rednariga või jagatud Piretiga? Ei, Rednar ei olnud kuidagi meie grupiga seotud, Rednar oli tolleks ajaks juba Eesti improteatri loonud. Nii et selles mõttes ikkagi, et mina, Piret ja siis ülejäänud grupi inimesi, keda me kutsuksime ka toimetama improga. Ja siis ma tegin esimese töötoa ära, kõik olid väga silla, siis kui lahe, nii tore, tõesti uskumatu. Ja siis kuule, aga Rahel, aga kas veaks nagu teise töötoaga läbi või? No mul ju nagu olid mõned mängud, mida ma ei jõudnud veel teha ja midagi nagu siin on veel paberi peal kirjas ja no ma võin teise töötoaga läbi vedada. Rahel, see oli ka nii lahe, kas sa teeks kolmanda töötoa ka? Ja nii vedasin ma improteatriaad, mis nime see improgrupp siis lõpuks kandis 10 aastat, nii et selles mõttes kahjuks see ikkagi jäi päris paljuski minu peale, aga samas need olid ka väga vahvad ajad ja väga palju sai õpitud läbi kõige selle, nii et ühesõnaga, see oli siuke lühike algus sellest, kuidas meil on, kuidas tekkis. Ja see kõlas nagu muinasjutt. Aga kui ta poleks alustanud selle õpetamisega niimoodi teiste motivatsioonil, siis ma arvan, et ta ei olekski täna see, kes ta on, ehk siis see improkoolitaja, keda kutsutakse rahvusvaheliselt nagu esinema, et ma ei tea, kui ma ütlen, et ma olen improt teinud 10 aastat, aga ma pole kunagi ühtegi töötuba teinud, no olen tegelikult 2 töötuba, siis ma ei ole väga tõsiseltvõetav ju impro õpetajana, et täna ongi tänu sellele ju Rahel jõudnud ju rahvusvaheliselt ka tunnustatud õpetamine on sihtkohta siis või ma ei tea. Sest ütleme nagu improga esinemine ja impro õpetamine on, nad on nagu samas valdkonnas, aga ikkagi teised musklid töötavad kogu aeg. Jep. Niimoodi, aga ma mõtlen, et võib-olla Siret, teha üks asi selgeks, eks ole. Nagu ma aru saan, siis nagu improgrupp omal ajal võttis inimesi juurde. Mina mäletan, et mina käisin katsetel. Katsetel. Rauno, see olid sina ainult. Ei olnud, lisaks minul oli veel inimesi seal. Ja mul oli keskkool, ma räägin oma logo ära. Mul oli siis keskkool oli lõppemas, mina olin nagu, mina Matja eksamit ei tee, ma õpin näitlejaks, et ma olen lavakasse. Ja siis käisin, siin nendesse kooli, Siretil on samal okei. Ja ei saanud sinna lavakasse, aga samal ajal kevadel ma avastasin enda jaoks ka impro, et oli siuke saade nagu Who's Line Is It Anyway, mingi klišee lugu, kõik teavad, kuidas see asi edasi läks. Kõigil on väga sarnane lugu improga selles osas ja ma ei tea, mida teha ja siis minu näiteringi juhendaja Andres Jakovlev mainis, et tal on kooliõde Rahel või klassiõde, käisid samas koolis ju igatahes mingi hägune mälestus, ta teadis sind igatahes kuidagi ja ta ütles, et kui tahad improt teha, mine sinna ja ma uurisin välja selle ja siis tuli katsetele minna ja ma mainin selle ka ära lihtsalt, et kuna Raheli nimi on Rahel on ja siis ja ma polnud kunagi elus sinnamaani sukest nime nagu Rahel kuulnud, ma ei tea, kuidas see võimalik oli, siis millegipärast mina arvasin, et ta on selline pruunisilmne tõmmu türklane Rahel. India mees olid varem. India mees, ühesõnaga midagi, kus on nagu mingi Rahel või mingi siuke asi. Ja kui Rahel mulle seal tolleaegses toomklubis ukse lahti tegi, siis ma olin nagu aga ma arvasin, Piret on Rahel, et ta oli pruuni silvad double match'is. Et mina sain katsetega. Siret, sina lihtsalt rääkisid ennast gruppi sisse, nagu ma aru sain. Okei, ja Ando saatis e-maili.
ma ei tea, kuidas see juhtus, Rahel mingi hetk ütles, et tal oli raskusi ei öelda, et küllap siis kuidagi minu arust Ando sattus, kas oli mingisugused tudengipäevad või mingi selline olukord ja sellega seotud oligi esinemine ja töötuba ka, et siis oli nagu hea nagu üks ja teine on ju ja siis kuna said huvitatud, et siis sealt edasi kutsuda. Aga ma arvan, et need olid nagu küll ja improgrupi ainsad katsed, mille sina sattusid, Rauno, nii et sa oled nagu verified. By the way, ühed katsed olid veel, kus Tormi ja Martin said gruppi. Need olid ka katsed ja seal üks inimene oli veel, keda oli võtnud. Ruutu 10 asutajad käisid katsetel, ülejäänud ei käinud. 2 katsed olid vist ikka, jah? Ma tahaks ka mäletada, et olid 2 katsed. Okay. Ja ma mäletan, et Rauno oli meil veel suur vaidluskoht, vist kõige suurem vaidluskoht üldse. Okei, aga tegelikult räägime selle. Meil läks täpselt kuidagi need hääled läksid pooleks nende vahel, kes seal otsustasid. Aga me ikkagi otsustasime sulle võimaluse anda. Mis alad seal olid, siis oli nagu jah ütlemine. Me kartsime, et sa oled vist liiga hyper või nagu, et sa tõmbad võib-olla grupi dünaamika liiga siukseks mänguliseks, sest sa mäletad ise, kuidas sa tulid no, niimoodi, et who's line is it anyway, ma tahan võt siukest nagu nalja teha lihtsalt. Oli. Ja me natuke kartsime seda tooni, aga me mõtlesime, et okei, aga ta on vähemalt entukas, võtame ikka vastu. Vist mingi siuke mõttevahetus oli. Mõned olid lihtsalt jah su võtmise vastu, aga ma ei mäleta täpselt kes ja kuidas need jagunesid, ausalt seda ma ei mäleta. Ma uurime selle välja. Ma võisin olla vabalt ka ise see, kes ütles, et ta on liiga hyper. Ma võin öelda nagu Rahel, okei, Andot polnud siis veel, aga te mäletate neid katseid on ju? Häguselt. Mina mäletan nii palju, et ma olin ülimalt enesekindel ja ma arvasin, ma olen hullult naljakas. Ma olengi Colin Mockeri, ma olengi tema vaata ja ma olin nagu ja mul hea meel, et see entusiasm nagu välja kuvas, sest tänu sellele ma sain improga alustada, et see oli tore. Aga võib-olla Siret, sa saad kirjeldada natukene, oota, mis aastast me räägime? Aasta oli siis 2011, ma pakun, teil oli isegi varem, Siret? Ma arvan, mina läksin 2010. 2010, Rahel oli 2009 juba siis. Okei, aga võtame võtame aastast, ma ei tea, mul on praegu dilemma, kas võtta aastast, kui mina ka ühinesin, et aastast 2011 ja siis kirjeldada impromaastikku või teeme niimoodi, et kirjeldame impromaastikku aastast 2009 kuni 2011, vaata nagu selline 2-aastane periood, et äkki saaks esimese aasta 2009 rääkida Rahel ja 2010 siis siin, kui Siret ühines, saab Siret oma mälestuste järgi rääkida, milline impromaailm Eestis oli. Jah, Rahel, sinu käes on sõna. Aitäh. Ja 2009 siis tõesti kõigepealt tegelikult Rednar lõi Eesti improteatri, siis mõned kuud varem, septembrikuust nad hakkasid juba toimetama ja alguses olin kuidagi mina ka kutsutud sinna nendega koos ühesõnaga Eesti improteatriga liituma, aga siis seal olid mingid imelikud arusaamised või ühesõnaga, et kuidagi me saime üksteisest võõriti aru ja siis see asi ei läinud päris nii. Aga nemad tulid juba esimese etendusega lavale ka väga ruttu, sest et neil oli vist päris korralik selline prooviperiood, nad võtsid äkki 6 aega, kus nad ainult tegelesidki sellega, et siis improt õppida, käisid Soomes kursustel ja nii. Ja Katusel kollane kass oli siis esimene etendus tegelikult, esimene nii-öelda ametlik improetendus, mis meil siis Eestis oli. Kas ma tahan selle etenduse kohta oma kiire kommentaari öelda? Palun. Ma käisin vaatamas seda ja ma olin ülimalt, wow, Eestis on improetendus, ma olin nagu, who's line is it anyway, ma olin selle laine sõitsin, eks ole. Ja ma olin mu ootused olid nii kõrged, nagu hullult kõrged. Ja Martin tuli ka veel Tartust Tallinnast, et seda vaatama tulla ja me istusime esireas seal, me oleme nagu, yeah! Ja ma mäletan, et see kogemus, mis ma sain sellest etendusest, ei olnud nagu üldse väga hea, et see oli nagu, ei olnud mul üldse naljakas, ma ei saanud aru, mida nad teevad, miks see nii nagu halb välja näeb ja tol hetkel ma sain hästi palju entusiasmi juurde, et improga tegeleda, sest nad ütlesid, et nad on nagu õppinud näitlejad ja mõtlesin, et hei, kui nemad nagu teevad seda niimoodi, siis võin mina ka seda teha ja ma sain nagu I can do it sellisel tasemel saan mina ka seda teha, pole probleemi, et andis siukest või ma tahtsin neist paremini teha, jah, no nii. Kas sa käisid seal Kirjanike Liidu majas vaatamas või? Mina käisin vaatamas Telliskivis, kus nüüd on see tubade no mina käisin kõige esimest etendust vaatamas ja ma olen kuulnud ka erinevaid nagu nii-öelda tagasisidet nende järgnevate etenduste kohta, et ilmselt kuna kõik ikkagi alustasid, siis me ju kõik õppisime ka väga alguses seda, et kuidas üldse publikuga hakkama saada ja kuidas see kõik käib, on ju.
igatahes. Ehk et tol hetkel aastal 2009 me saamegi rääkida ju 2 improteatrist, 2010 ja veel mõned aastad hiljem sinna otsa tegelikult ka. Ma arvan, et üldiselt võib-olla on asi selles, et mina olin noor ja suhtlesin natuke teistsuguste inimestega ja teistmoodi oli maailm valla, aga ma arvan, et üldiselt tol ajal lihtsalt selline eksperimenteerimine ja katsetamine oli nagu rohkem okei. Mulle tundub praegu ka oma praeguseid õpilasi vaadates, et neil on selline tunne, et kui sa lavale lähed nüüd, et sa pead olema kohe väga valmis. Et meie nagu suhtumine sellesse üldse, mida võiks lavale panna ja kuidas asjad võiks käia, on natuke muutunud selle ajaga ja muidugi, et impro osas ka, et me kõik oleme muutunud professionaalsemaks ja et see, mida lavale pannakse, et see ongi parema kvaliteediga ja lahedam, aga kuidagi seda sama nagu uljust ja julgust on praeguseks vähemaks jäänud. Et lihtsalt näed, tegin natuke, õppisin improt ja ma lähen, panen gruppi kokku ja lähen teen midagi ja kutsun 3 sõpra vaatama ja kas see jõuab kuhugi, ei jõua kuhugi, et mulle tundub, et sellist nagu mentaliteeti, mis meil tol ajal oli, on vähemaks jäänud ja see on midagi, mida ma väga igatsen. Ja, nõustun sellega tugevalt, ja. Ruutu 10 teeb neid algkursuseid on ju impros, siis mul on hea meel, et kursuse nagu lõpueksam on etendus tegelikult, et õpilased lähevad lavale olles läbi teinud 1 kursuse ja nad ei olegi valmis, aga see nagu normaliseerib seda. Ja, ütleme, seal on see erinevus on, et kuna nad regavad end kursusele, siis on sisse kirjutatud, et nad peavad esinema seal lõpus. Kuigi nad ei tea, et nad ei pea tegelikult appi. Aga seda, aga mida Rahel ütles, see ongi nagu, läheme proovime. Aga ma arvan, et see on seotud sellega, et ongi vaata, meil on improviseerijad, kes on nii pikalt juba teinud ja nad nagu näitavad ette, milline impro võiks olla laval ja siis nagu ongi natukene et meil ei olnud kedagi ees. Ja. Mina ausalt nägin improt esimest korda, mina Huuslainini ei jõudnud enne, kui me hakkasime septembrikuust nagu tegema neid proove, siis kusagil märtsikuus ma esimest korda nägin YouTube'ist Huuslaini. Ma sinna ma ei teadnud, miks olema peaks. Okay. Me lihtsalt tegime mänge, tegime harjutusi, meil oli tore, meil ei olnud ka esialgu eesmärki lavale jõuda, see tekkis alles siis, kui Balto Skandali juurde kuulus kunagi väga tore festival Be Off, kuhu me ennast siis kirja panime esinema ka, et selline off-festival kõikidele teistsugustele teatritele. Just. Tõmmagi nüüd siis Sireti peale, kas Siret oli see sinu esimene esinemine POF-il? Ei olnud vist kõige esimene kord minu mõelest, kus me käisime äkki esinemas, kus mina sain kaasa teha ka, oli seal selles mingisuguses hostelis. Jaa, seal. Kõige esimesel. Ja see oligi me esimene esinemine siis, Eufoorias. Ja, ma olen teinud pilte sellest. Siis mina olin seal olin küll esimest korda ja see oli üldse hea esimene esinemine. No vot, ma sain olla hea esimeses esinemisel. Siret, mis mängudest sa olid? Kas sa mäletad? Väga raske öelda, mis mänge me seal üldse tegime. Ma mäletan lihtsalt seda, et see oli väga õdus, seal ei olnud õudselt palju inimesi, meid võib-olla oli vaatamas maksimaalselt mingi 10 inimest. See oli ka üks väga väike ruum. Jah, no oligi, seal olid kotttoolid ja mingi siuke... Ma mäletan lihtsalt, et me tegime algusringi niimoodi ja olime kõik nagu, hoidsime üksteist kinni. Rohkem ei mäleta, sest esinemisest mitte midagi. Sellest on pilt ka minu arust. Sellest ringist, jah. Okei, rohkem ei mäleta midagi. Ma tõesti ei mäleta mitte midagi sellest. Ma arvan, et kogu see aeg natukene on siukene hägune tagasi vaadates, et ma lihtsalt tegin mingid asju nagu täpselt ei tea miks. Okei. Aga mingid kuna küsimus oli, milline impromaastik siis oli, kuidas sa kirjeldaksid siis enda pilgu läbi tolleaegset seda impromaailma? Väga hektiline, keegi täpselt ei teadnud, mis asi see on tegelikult veel. Et ükskõik kuhu me läksime, siis kõigepealt oli siuke selgitame, mis asi on impro, kas keegi on näinud, ei ole. Siis... See on siiamaani. Jaa, aga nüüd on nagu rohkem juba see, et publikus ikkagi on juba inimesi, kes on näinud. Vähemalt üks ikka on näinud. Kes teavad. Varasemalt oli see, et keegi tõesti ei teadnud ja natuke tundsime ennast nagu siuksed tänavamuusikud, kes on nagu natuke siuksed mitte tahetud, et me tuleme kuskile, me oma arust nagu teeme midagi toredat ja tegelikult see oligi tore, kes nagu viitsis vähegi süveneda ja korraks jääda nagu seisma sinna. Et me mängisimegi tihti tänaval. Me mängisime Balto Skandalofil, keset Rakvere seda lampide väljakut, seda kellukeste väljakut. Kas sa saad natuke nagu kirjeldada, nagu see on põnev? Siis me mängisime samamoodi, ma ei mäleta, kas see oli mingi vanalinna päevade raames või kuskil, kui me mängisime seal keset seda...
Vabaduse väljaku neid treppe seal all ja siis meil oli veel pundis mingisugune prantsuse kutt, kes kas mängis meiega koos või... Ei, ta vist oli, käis vaatamas lihtsalt ja ta oli kellegi sõber. Jah, ja siis ühesõnaga mingisugune, siuksed lihtsalt tänaval suvalises kohas müts maha ja hakkasime mängima, natuke nagu siuke. Wow. See ei olnud suvaline, me olime tellitud ja me olime kirjas, me olime täitsa nagu programmides alati, aga see tundus natuke see, et nagu organiseeritud publikut oli ikkagi vähe ja natuke siukest ikkagi mööda minejad sattusid meid vaatama rohkem, et kuidagi nagu selline ebakindlus oli, et kas meil üldse tuleb keegi vaatama, aga ikkagi keegi nagu tuli, et natuke nagu siuke vibe oli. Aga olimata sellest meil endal oli ikkagi tore. Ja punt oli hoopis teine, muidugi see sats, kellega me need esimesed esinemised tegime. Peofil meil oli kusjuures teine koht veel, me mängisime seal kaubamaja üleval selles raamatupoes. Meil oli 3 etendust vist seisel. Ja kus see 3 oli? Mina tean kindlasti, et oli koolimajas sees ka. Me mängisime koolimajas ka, seal kus me ööbisime. Ja see oli see Rakvere vana koolimaja, seal kus me ööbisime ka. Jah, 3 etendust tegime tõesti. Ja siis hoopis teine seltskond oli meiega laval ka. Keku, Niku... Niki. Keku, Niku. Keku ja Niki, nad olid Keku ja Niki, jah. Appi vabandust. Ei, Niku oli keegi teine igatahes. Aga Keku ja Niki, nad olid Foorum teatri. Mul nagu kuidagi, kui ma hiljem nägin neid tolleksed liikmed, siis nad kuidagi mulle seostuvad sellega, et nad olid nagu 75% Foorum teater ja siis Foorum teatri kõrvalt nagu teeme improt ka kuidagi niimoodi. Et Erika Sall oli teil, eks ole? Jah. Ja Peep oli ka tollal juba olemas teil või? Jaa, aga Peep ei olnud kuidagi Foorumiga seotud. Kust Peep tuli, seda ma küll ei mäleta. Peep tuli vist ka Üllarist koos Tanjaga. Muidugi, ja. Peep oli ka Üllaris. Sest nad olid mõlemad Üllaris. Ja siis meil oli veel Ann. Anneliis ja mitu nime veel. Jah, et hoopis teised inimesed, kes siis, kui sina tulid, neid tegelikult polnud enam. Ja ma mäletan, et esimest paar aastat oli nagu üks laine ja siis hakkas nagu teine uus hingamine uute inimestega. Mul tundub ka, et kui ma tulin, siis tegelikult minuga koos katsete, et minust, ma ei tea, kas Lennart tuli sealt ja Mihkel Stint tuli sealt ja... Lee tuli ka sealt. Lee on ka legendary. Ma ütleks, et kui ma paneksin impro laval Ando Energia ja Lee Energia kõrvuti, see on üsna sarnane. See on selline nagu minimalistlik. Just. Vähem on rohkem. Ja, see oli kaunis, Ja. See, kuidas on selline... Aga iga kord, kui tegid suu lahti, ja. oli kulda lihtsalt. Ta oli nagu selline sniper. Just. Ta oligi ühe lasu ja siis kõik said surma. Või naeru kätte. Just. See on muidugi omaette teema, kuidas need alguse etendused kuidagi alati tseen lõppes sellega, et kõik tapiti ära. Mäletate või? Me tegime lõpuks mingi reegli, et ei tohi surra, ei tohi oksendada. Aga kontseptsioon, idee või arusaam või selline arusaam ideest, et sa võid stseene lõpetada sellega, lihtsalt nagu keegi lõpetab stseeni ära, et ongi stseen. Minul ei olnud seda ma ei kujutanud ette, ma olin nagu, mingi stseen käib ja ma olen nagu, issand jumal, see ei lõppe ära, me peame kõik ära tapma. Oli, kuidas mina reaalselt mõtlesin tol ajal. Mina mäletan ühte korda, kui me tegime tol hetkel Tallinna Ülikooli mingites ruumides. Proovi. Õudne aeg. Iga kord tuli neid klasse seal ümber paigutada 2 tundi. Ja siis minu arust, kas oli Rauno ja Martin äkki tegid koos pingviinistseeni või? Kes see oli? Mihkel? Mina ja Mihkel Sint. Ja, just. Ja nad on seal stseenis täiesti kokku jooksnud, neil ei ole mitte midagi teha ja nad on, proovi olukord ka ei ole ju nagu selles mõttes väga hullu. Ja mina mõtlen, ma lähen neid aitama, lähen sinna pingviiniks appi ja siis ma teen 3 sammu laval, nad kohe lasevad mu maha. Enda kaitseks, mida mina mäletan, on see, et mina ei lasknud Mihkel lasi, et Mihkeli impro käed on improverised. Aga seda ma ütlen küll õpilastele, kui ma nagu mainin seda, et me ei osanud nagu stseene lõpetada või nagu ei teadnud, kuidas see käib, et meie mingi impro ajaloos on nagu, meil on mingi suur, või jalge all on suur hunnik mõrvatud impro karaktereid, selline nagu 300 filmis, vaata, kus need pärslaste vall on, vaata, selline kurb pilt. Nüüd peale 10 aastat Rauno Ruutu 10 pealaval sa enam ei lõpetad seena. Ei, ma ikka tapan, selles mõttes, et that's how I roll. Mul on kusjuures sellega seoses rääkida üks lugu Andost, aga see on vist mõned aastad hiljem, mitte väga palju, 3-4 aastat hiljem.
kui meil oli teine tilt, mis toimus siis tolleaegses kinomajasaalis, vahepealne Sinilind ja mis iganes ta praegu on. Ja me olime laval tegemas siis improviseeritud Venezuelat ja oli kuidagi nagu juhtunud niimoodi, et sel korral tahtsid kõik lavale saada ja meid oli väga palju sinna minemas, pakun mingi 12 inimest või midagi, igal juhul nagu kõvasti rohkem, kui oleks mõistlik ühe lühikese etenduse jaoks. Ainult aasta, kus mina ei teinud kaasa, sest ma tulin just USA-st tagasi. Ja siis me omavahel nagu arutasime, et mis me teeme selle olukorraga või nii, ja siis kuidagi käis nagu läbi, et noh, ma ei tea, et kui keegi kohe algus ära sureb, et siis on nagu selles mõttes üks karakter vähem, kelle pärast muretseda. Ja kuidagi ma ei mäleta, mille läbi. Nii. See formaadi eripära oli see, et me tegime seda järjejutuna, et eelmise etenduse lõpp on järgmise etenduse algus ja juhtus nii, et eelmise etenduse lõpus ma vist surin ära. Ei, see oli kindlasti kohapealne otsus. See kindlasti kohapeal umbes esimeses stseenis, kas lasid ise ennast maha või kuidagi keegi teine. Ma arvan, et see pidi ka sinu otsus olema. Ma ütlen, et see, et Anton ise maha laseb improstseenis, et mitte improviseerida, kõlab nagu tema mängumuster. No vaat, ei tundu meile väga võõras. Ja siis, aga väga kohusundlikult iga järgmine kord, kui oli sest nagu läks nii-öelda edasi, sest nende tegelastega siis lugu, kus tema oli surma saanud, siis ta iga jumala kord ronis sinna nagu lava otsa ja viskas ennast pikali, sest laip peab ju seal ikkagi alles olema. Et ta oli kõikidest stseenides nagu olemas, kus ta oleks pidanud olema, aga ta lihtsalt oli surnud kogu aeg. Jah, nii oli, see on näitleja, mis karakteri ustavus ja ma mainin ära, et Daniel Radcliffe tegi terve filmi, kus ta oli ka ainult laip. Aus. Jah, mulle meeldib see, et nagu ma aru saan, siis see ei olnud nagu üks etendus, see oli selline nii-öelda, ma ei tea, 4 kuud väldanud siuke improteatri projekt ja siis 4 kuud sa iga kord läksid tagasi esinemisele. Samad riided ja tagasi pikali, piltlikult, midagi sellist. See tegelikult, vabandust, sellepärast, et minu arust me mängisime seda siis a la jaanuarikuust juunikuuni niimoodi, et meil oli siis iga üks etendus kuus ja need tõesti olid kõik omavahel seotud niimoodi, et Eeva väga tublilt pärast iga etendust pani kirja, mis selles etenduses toimus, selle jaoks, et meil oleks meeles järgmise etenduse alguseks, mis vahepeal on juhtunud. 6. etendust oli päris keeruline alustada, sellepärast, et sa oled juba kõik üritanud tappa olnud, kõigiga sugulane, kõikidega kallim olnud, ühesõnaga. Aga see oli väga-väga lahe väljakutse selle koha pealt. Ja kuna festival on sügiseti, siis ma arvan, et me tõime nagu tolle korra küll nagu ühekordse sellise episoodi tagasi, et minu arust too episood ei olnud teistega seotud. Sest ka publik ei oleks teadnud, sellepärast, et ülejäänud etenduste puhul ka üks minu lemmik mälestusi jällegi on see, et kuna need etendused olid omavahel seotud ja meil oli täpselt üks publikuliige, kes käis kõiki etendusi vaatamas, kelle nimi on Maria Liiger, kellel on ühtlasi väga äratuntav naer, siis kui me 6. etendust tegime ja pikkisime sinna vahele siuksed nalju, mida ainult tema aru sai, siis lihtsalt oli kuulda, kuidas viskad jälle mingi vihje kusagilt 3 episoodi tagasi ja Maria kõkutab naerda publikus, kõik ülejäänud publik on vait ja ei saa aru, mis toimub. Et see oli väga tore. Ma mõtlen, see etendus meenutab sellist nagu larpi või live action roleplay'd, et seal on ka, sul on üks mäng on ja siis tehakse see kroonika, mis on toimunud, siis järgmine kord, kui kokku saad, siis sa jätkad sealt, kus pooleli jäi, või siis on nagu piltlikult mingi nädal aega vahet ja siis läheb lugu edasi. Ja. Nüüd ma arvan, et võiksime natuke rääkida proovidest, millised proovid välja nägid. Ja ma viskaksin kondi näiteks Siretile ja Siret saab kirjeldada, millised meie proovid siis improgruppi jaas. Me peame perioodi paika panema tegelikult. No ma võin natukene käia siukse üle nagu võib-olla algusest peale, kuni võib-olla selle ajani, kuni me jõudsime äkki sinna Pikale tänavale. Vene tänavale. Mul on täiesti mingisugune. See on pikk tänav. See on päris pikk tänav. Kõik tänavad on mingi määral pikad. Aga kirjelda Vene tänavale muidugi. Proove natukene. Kuidas olid üles ehitatud, mis struktuur oli, kuidas... ma ei tea, juhendajaid valiti, nagu kuidas see asi välja nägi? No päris alguses, kui ma läksin sinna teeteatri ruumidesse, siis struktuur oli selline väga lihtne. Kõigepealt oli soendus, see vist on alati olnud ajast aega. Ükskõik, mis asi midagi oli, millega soendati, kas sipp-sapp-sopp või mingisugune muu mäng. Ja siis hakkasime lihtsalt tegemagi... vist mingisuguseid formaate läbi nagu. Vanasti oli rohkem see, et me lihtsalt ei harjutanud, vaid me tegimegi konkreetselt nagu mingisuguseid formaate läbi, et hoida neid nagu kuidagi võib-olla käimas, sest meil oli alati ikkagi mingisugune, tol hetkel, kui mina tulin, oli juba vaikselt mingisugune eesmärk ka jõuda lavale. Ma küsin täpsustuse, et kui sa ütled nagu formaate, siis nagu neid impro
mingid mänge. Lühiformaadi mänge? Jah. Okei, jah. Et minu arust me lihtsalt niisama nagu alustame mingist kohast, stseene väga tol ajal ei teinud, neid me hakkasime tegema hiljem. Siis oligi, et me hakkasime, siis kui me sealt teeteatri ruumidest välja aeti, vist teeteater aeti ka sealt välja, sest et kõik aeti sealt välja, seda hakati minust remontima. Teeteater kolis ju sinna oma kooli. Oma kooli lõpuks keldrisse. No selles mõttes, et olles teeteatris olnud, siis ammu enne seda, kui ma improga hakkasin tegema, siis neil tegelikult ikkagi olid ka oma ruumid TTÜ ehk siis TalTechi juures ja tõesti mingi hetk see maja, kus nad tegutsesid, lihtsalt lammustati ära ja siis nad olid vahepeal mujal, aga nüüd on seal tagasi, nii et ma ei ole päris kindlaks keegi keda kusagilt välja ajas, võib-olla lihtsalt see oli siuke normaalne asjade kulg. No ma ei mõelnudki, et otseselt nagu aeti välja, vaid lihtsalt nagu nad läksid tagasi ja siis pandi see, neil ei olnud enam seal ruumi ja siis meil ei olnud enam kohta, kuhu minna. Ja siis me hakkasimegi, see oli kõige siuksem nagu vaeslapsem periood võib-olla minu meelest ja ajaloos, et me tegelikult alati ei teadnud nagu, kus meil järgmine proov on, et me uurisime, meil olid enamasti Tallinna Ülikooli mingites ruumides, aga meil ei olnud kindlat ruumi ja siis aeg-ajalt olid need klassid nagu hästi väiksed, lükkasime jälle need lauatoolid kokku, kuidagi stackisime ära sinna mingi seinte äärde ja siis pärast kogu see Lego tuli tagasi nagu lammutada laiali ja panna klassid tagasi nii, nagu nad olid, et iga kord nagu proovi alguses lõpus oli siuke pool tundi kardiot, et said asju tõsta. Ja need proovid olid võib-olla seda sa vist juba ise mäletad ka, minu arust sa käisid juba ka siis. Ja TLÜs ma käisin ka, jah. Et siis need proovid olid, ma ütleks, et kõige rohkem siuke aeg, kus sai palju nagu lollitada lihtsalt. Igasugu jampsi tegime nagu, siis me vist alustasimegi esimest korda ka mingite suvaliste stseenide tegemisega. Ma õigesti mäletan, aga siis olid juba mingisugused eesmärgid, siis olid juba mingisugused etenduse eesmärgid ka, sest et siis olid esimest korda, kus me hakkasime ka minu arust valmistama ette päris tavalist nagu impro formaati, mida siis tuua lavale. Et enne seda ei olnud, enne me ju käisime lihtsalt tegimegi seda väikeseid siukseid šutse, et kas seal Balto Skandaloffil või siis Tallinna, ma arvan, et see oli Vanalinna päevade raames, aga see võis olla ka Vanalinna, mitte Vanalinna päevade raames, vaid see... Ei, see oli mingisugune spetssündmus, mis seal Vabakal oli, kus me käisime esinemas. See ei olnud Vanalinna päevad, aga see oli küll kevadine aeg, jah. Kas samal ajal ei olnud mingisugust asja seal Nukuteatris ka või? Ei, sellega ma ei olnud seotud. Aga midagi oli seal? Ei, sest seal on iga kevadfestival võib-olla, millele sa vihjad, aga see ei olnud nagu see oli mingi spetssündmus, mille kaudu meile pakuti seda esinemist ja me siis muidugi ütlesime tublide improviseerijatena. Ja kusagil oli veel mingisugune esineme väljas asi, kas äkki Pärnus või Viljandis? Pärnus oli meil üks legendaarne väljas esinemise olukord. Sinna ma ei jõudnud ise, aga ma olen kuulnud sellest igasugu põnevat, võib-olla Rahel saab aga võib-olla Rahel, natuke, mina pole kuulnud sellest midagi, et ma arvan, et meie kuulajad kohe kindlasti pole midagi kuulnud, kui just mõni esinejatest ei kuula meid parasjagu. Rahel, palun. Ja Augusti unetus oli see festival, kuhu meid siis ka kutsuti. Muide, me toimame kõik Augustikuu unetusele esinemas ja meil on ka legendaarne. No, vaat. Nii, vaatame, kummal on legendaarsem lugu, let's go. Ehk siis, et meil olime eelnevalt kokku leppinud, rääkinud asjad üle, et mida meil vaja on, et meil on vaja helivõimendust, kõiki asju, et tänaval esineda ja muid värke, hästi kuidagi nagu tundus alguses, et kõik on väga tore. Ja kui me koha peale jõudsime, siis selgus, et need peamikrid, mis meile pidid tulema, et need tegelikult läksid 20 meetrit eemal mingisugusele folkbändile, kes mängis hulkuri valsi valjult nende peamikritega. Mina küsin, et kus siis meie esinemiskoht on täpsemalt, mis on meie lava, on vaadake ise, kus ta siin tänava peal tahate olla. Ja tõesti, et seal kõik oli täiesti ette valmistamata. Ja me siis võtsimegi omale ühe tänavanurga, tõesti, sellepärast, et nagu nende jaoks on vahet, me olime kohale tulnud, selge. Ja aga väga raske on sellise olukorras tekitada sellist nagu lava ja publiku üldse nagu kontseptsiooni, et hiljem me oleme tegelikult tegelenud ka päriselt nii-öelda tänavateatriga, kui me siis Dan Renwick'i korraldatud festivalil tegime siis Telliskivis erinevates kohtades tänaval improt ja Dan tegi meile ka väga hea töötoa selle kohta, kuidas tänaval teatrit teha või kuidas teha sellist tänava esinemist ja seetõttu, ühesõnaga see on väga lahe ja seda kindlasti
võiks nagu Eestis rohkem olla. Aga tol hetkel meil ka puudusid kõik need taustateadmised sellest, kuidas seda lava ja publikuruumi luua ja ka hea sõber Timo Talvik oli seal oma tolleaegse tüdrukuga ja nemad olid need, kes terve selle etenduse ajal lihtsalt seisid nagu selle jaoks, et näidata, et vot siin on publikuruum ja siis vahepeal küll jalutasid mingid Soome turistid läbi ja valju hääle keset meie stseeni küsisid, mis see peppuripehve on, aga meie siis panime oma stseeniga ikka julmalt edasi ja kuna et nende abiga me siis tekitasime siukse olukorra, et meil ikkagi tegelikult on siin teater ja siinpool tegelikult on publik, siis ikkagi ülejäänud inimesed jäid ka seisma ja saad aru, et lihtsalt ei ole nii, et on mingid inimesed, kes hakkasid kraaklema üksteise peale keset tänavat, vaid et see on tegelikult nagu etenduskunst. Ja Timo ja tüdruk said siit tol hetkel ka meie poolt tehtud, kui me olime nagu selle etenduse ära teinud, me läksime korraks nii-öelda siis nagu arutama, et mis meiega nüüd just praegu juhtus ja haavu lakkuma, siis me tegime neile ka sellise konkreetselt nagu paberilehe, kus oli kirjas, et neil on nüüd tänu sellele, et nad aitasid meid tegelikult oma sealolekuga välja, on neil siis tasuta pääs kõikidele etendustele elu lõpuni. Lahe. See on väga lahe nagu selline reliikvia või selline artefakt on tal see paberi näol. Minu teada on selle ära visanud, aga see selleks. Timo, kui sa seda kuuled, siis vaata ka Rahel kas see goes without saying minu arust, et juhul kui peaks tegema veel kunagi mõne asjas. Arvestades, et pärast seda ka siiski tuli stuudiosse ja siis sai ka liikmeks, siis goes without saying. Timo, kui sa tahad Jaaga esinema minna, siis võta see kredi paber kaasa muidu ei lase. Aga Ando tahtis öelda midagi. Ando, palun. Rahel, kas sa viskasid ära selle kõige esimese Piratiga tehtud nimekirja, kus olid impro superstaarid listitud? Ma kindlasti ei oska sulle öelda, kus see praegu on. Seega sa viskasid ära? On võimalik. Mul on veel näiteks, meil oli ju iga aasta lõpus me saime kokku ja arutasime, kuidas meil aasta läks ja andsime endale tagasisidet, teistele tagasisidet. Mul on veel selliseid pabereid kusagil keldrist, nii et ma võin need kusagilt välja tuua ja anda pärast kõigile teada, mida me arvasime üksteisest, nii et. Need olid toredad küll sellised, nagu tulime sinu sellesse väiksesse korterisse ja olid kõik põrandal voodi peal igal pool kapi otsas. Tegime kokkuvõtet. Ma teen hästi lühidalt meie kogemuse ka siis. Ma pakkusin ise meid ennast sinna esinema, et lihtsalt, et mingi turundusesinemine, tasuta, tuleme. Me saime tegelikult vaevatasuks kõrvitsaid ja kurke. Ja siis ta päris tasuta polnud, kuigi maksamet, ma ei tea, neile ei lõiganud midagi sealt nendest juurviljadest. Aga siis me läksime kohale, meil oli siis üks käsi mikrofon, me olime enda teatri taga pargis. Ja me olime Toivoga, et et mikrofoniga me ei tee. Ja mõtlesin mikrofoni, et hei, et me hakkame improetendust tegema, nagu kes tahab, kes mind nüüd ei kuule, võtsin mikri eest ära, võtsin tere, võtsin, kes seda ei kuulnud, siis ärge lootkegi, et te kuulate meid, et kes tahab tulla, tulge siis lähemale, kes ei taha, siis me teid nagu nii häiri, kuna me teime ilma mikrofonideta. Ja siis nägid, et inimesed, kes tahtsid mingi 15 inimest koondusid lähemale. Ja aga mis tegi selle legendaarseks minu jaoks, oli see, et etenduse keskel tuli mingi augustikuu, mingi vihmatorm. Ja hakkas vihma sadama ja siis me teeme etendust ja lähme sinna 2 puu alla, vaata, see oli 2 sellist kastanit olid ja siis läksime sinna puu alla, kus oli lehed natuke katsid seda vihma ja siis võib-olla mingi 10 inimest veel osalesid edasi selle vihmaga, osad läksid minema, ja siis mina ja Toivo oleme ilma vihmavarjudelt lihtsalt vihma käes padukas, juuksed on märjad, kõik riided on läbi märjad ujumas käinud, teised vaatavad vihmavarjudega meid, ja siis ma mäletan, see oli see koht, me mängisime sellist poeetilist stseeni, kus sa pead ma ei tea, Shakespeare'i stiilis riimuma ja rääkima. Ja siis see oli siuke koht, kus Toivo oli, ma ei tea, põlvili mu ees, ma tõstin käe üles niimoodi, ma isa! Ja siis käis kaka, mingi välku lõi, vaata, siis ma endal oli nii lahe hetke see, et see on sellepärast mulle meelde jäänud selline moment. No vot, toredad mälestused siis augusti unetusest. Kindlasti soovitan. Ma pean ütlema, et meil on ka hiljem olnud Jaaga sellega tored esinemisi. Aga te olete rohkem käinud seal? Okei, lahe. Ma mõtlen, mis on selle improgrupi A oli alguses, siis oli improteater. Et võib-olla saab, äkki keegi teist saab rääkida selle nimemuutuse loogika lahti, miks seda nime oli vaja muuta? Jah.
noh, miks te tahtsite muuta? Rahel, palun. ma ei tea, miks neid kutsusid. Ühesõnaga, et toetav käest. jah, aitäh selle ma võin rääkida logo saamislugu, aga räägime sellest ka räägi see nimi ära. Ei, see oli minu arust Indrek oli see, kes selle nagu välja tõi, et see improgrupp ütleb nagu inimestele, kes improst jällegi midagi ei tea, sest noh, me ikkagi siiamaani ju tegelikult selgitame seda, millega on tegemist vähe ja sealt tuli siis soovitus, et võiksime sinna lisada sõna teater või selle gruppi vahetada välja, et siis oleks nagu arusaadavam. Ja ma arvan, et see nagu selles mõttes ikkagi noh, et me siiamaani ju tegeleme sellega, et on inimesi, kelle jaoks sõna improteater isegi, kui neil puudub igasugune varasem teadmine selle kohta, siis see on ikkagi kahtlane, et no ma ei tea, mingi siuke lasteteater on ju, kusagil on keegi mängib kuusekest on ju, ei tea, kas see on ikka mingi väärtvärk on ju. Et ühest küljest me noh, et natuke nagu teeme endale kogu aeg karuteenet rääkides improteatrist, et noh, et me peame tegema rohkem tööd sellega, et selgitada, et see ei ole see lasteaiateater, aga samas iga kord, kui me jällegi pakume publikule hea elamuse, siis neil selle tulemusena jääb nagu meelde, et tegelikult improteater on hea asi, nii et selles mõttes ma arvan, et tol hetkel see nimevahetus oli päris mõistlik mõte. Jah. Logo. Siret, räägi siis, kuidas see ja logo, ma mäletan ka midagi, mingi bits and pieces, aga kuidas sina seda mäletad? No, meil oli ühel hetkel tunne, et võiks nagu kuidagi olla mingi logo ka, sest et kaua me kirjutame seda asja välja ja ei ole nagu plakatitele midagi panna, vaata ka, et ja siis me otsustasime, et me korraldame konkursi. Me korraldasimegi logo konkursi. Ma ausalt ei mäleta, kas me tegime seda vist Facebookis või? Jah, meil oli Facebooki logo konkurss ja meile isegi laikus täitsa nagu palju neid kavandeid. Okay. Ma arvan 10 või 15 tükki isegi, mida me saime üle vaadata. Ma küsin endale enda jaoks, et kas sellest logo konkursist, millest sa räägid, tuli nüüd praegune logo? Ei. Okei, siis ma tean, millest sa räägid. Okei, siis räägi edasi. Et siis meil jäi 2 tugevamat kandidaati, ma mäletan Sõelale ja siis me läksime ühega küll peaaegu juba nagu edasi, aga siis järsku otsustasime ühe teise kasuks. Ma ei mäleta, miks, kas äkki see meenutas mingisugust teist logo liiga palju või ühesõnaga mingisugune case oli. Ja siis me valisime selle kandilise nagu välja lõigatud tähtedega, mis sarnaneb kusjuures ühele teisele logole veel mingisugune disainistuudio või midagi sellist, mille autot ma pidevalt näen. See on nii ulmevärk lihtsalt, et teate, et Ruutu 6 on ka mingi disainistuudio või selline. Ja olen näinud seda ka. Ikka tabame nende nimedega mingi teist valdkonda. Et ju siis vaata disain ja impro nagu käivad alati koos, sest on ju ka disainistuudio ja Ruutu 6, kui on ka mingisugune disainistuudio, siis täpselt samamoodi nagu sarnaneb. Improdisain on ka olemas. Impro.ee. No what, there you go. Sellest konkursist, mida mina mäletan ja nagu ma sain nagu õppetunni asjade valimise osas, noh, minu emotsionaalne mälu võib-olla ei juhtunud nii, aga mäletan seda, et meil oli hunnik valikuid ja siis kõik said anda nagu stiilis hääle meeldib ja ei meeldi. Poolt ja vastu hääled olid meil ainult, jah. Ja selle tagajärjel võitsid, nagu said nagu finaali need, mis ei saanud ühtegi vastuhäält, aga see kõige vähem poolt hääli ka, nagu selline, noh, nagu mind ei häiri see valik. Kas kedagi see valik ei häiri? Ei, no siis võtame selle ja siis kõrvale mingid, noh, nagu kõigil mingid meeldivad, et nagu mingi siukene aspekt oli seal juures, ma mäletan. Jäi küll pigem neutraalsem valik, jah, seda ma mäletan, sest et minu lemmik oli ka vist midagi muud, ega ma nüüd täna ei oska täpselt öelda, milline see lemmik oli, sest et noh, eks need mõned olid nagu full joonistused, mida oleks olnud raske kuidagi nagu noh, võib-olla realiseerida, et miks meie valik langeski võib-olla lihtsamate peale ja sükeste selgema kujulisemate, võib-olla noh, kokkuvõttes igavamate logode disaini peale oligi see, et seda on lihtsam, jah, et Ando siin praegu näitab ka seda, et seda on lihtsam realiseerida hiljem. Aga võitja sai minu meelest kas äkki T-särgi selle logoga ja siis mingisuguse 10 korra etenduse pileti või midagi, et midagi sellist nagu oli, või hooaja pileti või? Mäletame hullult, need hooajapiletid ja need nii lahedad asjad, et väärtustasime neid nii kõrgelt.
kuigi ühe etenduse hind oli 2 eurot. Jaa, aga nagu ikkagi vaata. Samas nagu see tunnustus nagu. See on see lihtsalt, et inimene nagu teab, et me võib-olla garanteerisime sellega tol hetkel endale vähemalt ühe vaataja. Ja. Sest et... Vähemalt sai teada, et me teeme etendusi. Ütleme nii, et publiku arv algusest kuni tänaseni on ikkagi oluliselt erinevam, et kui me lõpuks nüüd siin Impro 10 puhul tulime kokku ja tegime Impro Gedonit, siis see publik oli hoopis teise suurusega kui siis, kui me oma esimesi etendusi tegime. Pilet ei maksnud 2 eurot ka. Jaa, aga me oleme esinenud ju reaalselt mingi 2 inimesele, ja on ka toimunud. Et pole ära jätud. Ja. Muide, see improteatriga tuli üks mõte, see oleks meelest ära vahepeal tuli tagasi, et mäletan see, me oligi see Impro Gedoni etendus, see 10 aastat improt Eestist ja siis oli selline 4 suuremat impro viljelevat sellist grupeeringut tuli kokku, et ma mäletan, kui Toivo juhatas lavale nagu neid improgruppe või improteatreid, siis ta ei hääldanud välja, nagu ta ütles ei öelnud nagu Eesti improteater ja siis improteater, vaid ta ütles niimoodi Eesti improteater improteater ja see on nagu et Eesti improteater improteater tulid mõlema nagu, et see seda jaad peab välja hääldama, muidu võib tekkida selline nagu lavale tuleb Rahel improteater selline, hüppas pähe. Ma tahaksin küsida, Rahel. Mina tahaksin ka, et kui me siin räägime juba mälestustest, et võib-olla teie kahekesi Siretiga tahate nüüd rääkida ka esimesest välisreisist. Jyväskylä või? Oi, mine. See ei unune kunagi. Ma pean hästi ruttu enda oma ära rääkida. Okei, alustame algusest, on ju. Oli talv. Oli talv, jaanuar vist oli. Hästi külm oli. Kellelgi polnud auto ei lube. Siretil olid ainult seal load. Okei, Siret saab selle osa rääkida. Ma räägin selle osa, et mingi kell pidi see praam välja minema või see laev sinna Helsingisse ja mina mängin kodus, mängisin Driver 3, driftisin oma mingi autoga, siis oli mingi Need for Speed vist. Ja siis Peep helistab mulle, et Rauno, kus sa oled, on ju? Ma ütlesin, kodus, on ju. Ja siis ta on, hea nali, on ju, kus sa oled? Ma olen kodus, mängin PlayStationit. Hea nali, okei, tule välja, kus sa oled? Mida sa ajad? Laev läheb mingi 40 minuti pärast. Hea nali! Eks ole. Ja tuligi välja, et ma olin nagu täiesti valesti arvestanud seda aega. Mängisin kodus PlayStationit, siis kähku kotid kokku seal mingi asjad kaasa takso peale, kimasime sinna kohale. Ma võin öelda, et inimesed olid pahased. Aga õnneks reis läks edasi. Mis ma ütlen, Jyväskylä impromaraton oli siis selline 24 tundi või isegi 36 tundi, 24 tundi. Improt esimest korda nägin nagu, ma ütlen, ma olin nagu blown away, nagu see oli super, ma olin nagu wow, nagu kõik on see ja siis kõik tehti impro laulu seal, ma mäletan, et ma rääkisin, et te oskate laulda, see on kõige lahedam asi maailmas ja nad on mingi, ei Rauno, täme ei ole kõige mingi kiva asi mingi maailmas on ja. Et siis natuke teistmoodi kogemus kui esimene Eestis nähtud. Ja, et nemad ütlesid, et longform, Harold, see on asi, ma nagu, mis asi see veel on ja mingi laulmine, vaidlesin veel nendega, teie laulmine on lahedam kui Harold, ma ei tea, mis Harold on tol hetkel. Ja mis ma veel mäletan seda, et mina ja Peep olime nii vaimustuses, me olime nagu öö läbi üleval ja meil oli kaasas videokaamera ehk siis me jaurasime päris palju, seda te mäletate on ju. Ja kui me tagasi sõitsime, siis me laeva peal läksime sinna kohta, kus need kajutid olid sinna koridori, siis me filmisime improstseene sealt, me tegime improfilmi seal, üritasime midagi teha ja seda videofaili enam ei ole, aga see oli kohutav. See oleks olnud tore vaadata. Ja, muide, aga seal on küll, mul on olemas, mul on videofaile improgrupi ajast, mida võib-olla kunagi võiks isegi eraldi koos vaadata, lihtsalt nagu näha, mis asja me tegime. Ja, aga minu mälestus oli siis, põhiline see Need for Speed ja Need for Taxi to get to ferry, jah. Mul on sealt hoopis nagu teist klassi mälestusi. Et ma mäletan improt ka ja ma mäletan, et ma olin väga blown away sellest, mis selle tüübi nimele, kes tegi seda püstijala komöödiat, üksi mängis naisi ja mehi ja kikki see soomlane või?
see ameeriklane, noh. Trent. Jah. Ja sest me kohtusime Trendiga seal esimest korda. Just, et Trent Pansy, tema avaldas mulle väga palju muljet, et ta suutis üksi täita lava nii hästi ära ja võib-olla see oli see koht üldse elus, kus mul tekkis esimest korda selline mingi väga sordiini all olev siiani unistus teha kunagi monotükki. Kas monoimpro või siis mono nagu kirjutatud lavastus, aga siiski mono. Et ma olen surmani tegelikult hirmunud selle formaadi ees, aga siiski see tundub nagu väljakutse, mida ma endale üks päev, ma arvan, esitan. Aga see võib-olla etendustest jättis mulle kõige sügavama mulje, et üksinda täita nii hästi lava, sest et minu jaoks sinnamaani impro tähendas midagi muud. Funni koos sõpradega, just nimelt enamasti lühiformaate, sest et Heraldit ja pikka me polnud sellel hetkel tegelikult teinudki. Polnud isegi näinud tegelikult. Jah, võib-olla Rahel oli näinud, aga me polnud teinud. Meie jaoks pikk kontseptsioon oli täiesti wow, mis asja. Sellepärast ei olnud ka me proovides varem teinud lihtsalt stseene, et harjutada stseeni loomist, vaid me olime teinud ainult mänge tegelikult kokkuvõtta seda tagantjärele. Aga mina erinevalt sinust ja Peebust ei suutnud olla terve öö üleval. Sa pidid ka autot juhtima. Sest ma pidin autot juhtima ja ma olin juhtinud meid läbi, ma ütlen ausalt effing lumetormi sinna, sest et see 800 kilomeetrit, mis me sinna Hüvaskülla sõitsime, ma tuukasin selle üksi ära sinna. Niimoodi teed eriti näha polnud. Väga raske oli sõita. Kirjelduseks siis Siretil oli krimpsus nägu ja väike rool. Meil oli rendiauto ka veel. Hästi, ma tundsin uudselt suurt vastutust nagu nii teie elude auto kui kõige muu ees, et me ikka kohale jõuaksime. Ja siis mina tahtsin magada ja ka enne, kui me magama läksime, me veel otsustasime Raheliga, et lähme käime saunas, sest ometigi ju Soomes on igal pool saunad ja meil öeldi, et saun on soe. No ja siis me läksimegi Raheliga sauna, oma arust ilusti panime need rätikud ümber ja siis kui me sinna Leili ruumi jõudsime, siis olid seal kõik paljalt. Kaasa arvatud, see oli segasaun lihtsalt, ma ütlen niimoodi. Ja vaatasime Raheliga korraks üksteisele otsa ja siis viskasime rätikud kõrvale, läksime kastasime sinna. Panime endale lund pähe ja käisime duši all ja siis läksime magama. Ja see uni jäi lühikeseks, sest et Lee, meenutan lihtsalt üks toredat seika, on surmani hirmunud ja tal on kassifoobia. Ja on, jah. Ja seal majas, meenutan, teil oli 2 kassi, kes pandi siis kuhugi sahvrisse kinni, nii kui me tulime. Ja Lee nagu kaameks tõmbas näost. Aga need kassid said öösel sealt sahvrist välja. Issand. Ja Lee, mina ärkan öösel üles selle peale, et käib mingi süke asi minu kõrval. Ja siis vaatan, Lee on niimoodi vastu seina praktiliselt surutud täiesti kivikuju. Ütlesin, mis sul on? Kassid on kinni? Ei, ma võin vanduda, et kassid on lahti. Ta tunnetas läbi ukse, et kassid on lahti. Ja olidki lahti ja ma käisin neid öösel seal kinni panemas, ma arvan 2 korda ja 1 korra oli ühesõnaga minu ööuni siis läks selle peale veel, et üritasin magada versus üritasin Leed nagu Leel taastada hingamist ja kasse käisin kinni majas mitu korda ja siis 1 korra mõtlesin Leele, et nei, nüüd nad on täitsa kinni ja ma panin nagu mingi barrikaad ja siin ette nad ei saa välja sealt. Täiesti teine sündmus oli sul. Ja et nagu hoopis teist laadi mälestused, et siuksed väga inimlikud. Ma kommenteerin Trent Vist öösel käisime kuskil pitsa kohas otsimas süüaga. Ja. Läbi lumetormi mingi, kus see tänav on? Te tüdrukud olite vist omapäi, me olime eraldi erinevates majades, jah. Erinevates pidudel ja erinevates. Me ööbisime erinevas kohas. Me ööbisime kellegi juures ju. Ja. Ega need kassid seal niisama ei olnud. Ja me ööbisime erinevas kohas ja me ei olnud ka festivalil samadel aegadel. Teie passisite vist nagu enamus ajast seal. Me olime öö läbi seal. Jah, aga mina ikkagi üritasin süüa ja magada, aga mis sellest välja tuli, kuulsite just ise, et ma tahtsin Trent Pansy kohta öelda, ma mäletan ka seda esmamuljet sealt Jyväskylä impro maratonilt. Ma arvan, et Trent võib-olla nagu tõstiski kogu Eesti impro meie poole maastiku nagu 1 sammu kõrgemale. 100%, ma olen nagu nõus sellega. Aga ma tahan mainida seda, et kui mina nägin, mida Trent seal festivalil tegi, seda longformi, ta tegi duot ka ühe soomlasega. Ja ma olin nagu
mida ta teeb? Miks ta neid lauseid ei võta taskust või miks ta mingeid mänge ei tee? Ja ma olin nagu, miks ta nii nõmedat asja teeb? Seda mulle üldse ei meeldinud, see minust oli see hullult igav tollel hetkel. No nii, Rahel, palun, räägi ka. Ja, et meil on tegelikult nagu ajalooliselt eestlased ja soomlased on olnud hästi kuidagi omavahel põimunud, siis improajalooliselt ka, et võib-olla viimasel veidi vähem, aga tegelikult trendiga tõesti meil on nagu kuidagi nagu põimunud see improajalugu sedapidi, et trend vastupidi jällegi ütleb, et tema on tänulik, et nemad said esimese välisesinemise teha jada ka Eestis, siis ka 10 aastat tagasi on ju rahvli ja meie omakorda jällegi on ju, et see, et me trendiga seal kohtusime, trend tuli siis ka Eestisse ju koolitama, vist kõigepealt ta käiski äkki töötuba tegemas ja siis alles tuli koos etendusega või midagi sellist. Ja siis Trent alustas oma festivaliga, siis meie käisime 2 esimesel FIFil, siis mina otsustasin selle järgi teha Eesti tildi, et selles mõttes nagu me oleme nagu väga paaris üksteist toetanud arengu osas küll. Nii et ma arvan, et see on nagu kõigile pooltele siiamaani väga kasuks ära tulnud. Jah, selline et tänud siit Trentile, ta kindlasti ei kuula seda, et ei saa seda ta ei kuula, aga tegelikult nagu aga oluline on, improajaloo mõttes on oluline tema nimi kindlasti ära mainida. Nagu, Trent on nagu, ruutukümnega ka veel eraldi väga tugevalt seotud ja tegelikult nagu plaanis on selle sama podcasti seeria raames ka Trentiga teha selline samasugune vestlus, et uurida tema käest ka, kuidas tema neid asju omalt poolt nägi, et tuua ta sisse igal juhul. Jah, Hüvesküla oli siis üks selline improsündmus, mis meil on. Mis muutis palju, ma arvan, improteatri hea kulgu ka. Ma arvan, et ta muutis kogu ruutukümne kulgu, selles mõttes, et kuna mina olen osa ruutukümnest ja mõjutan seda ja need kogemused sealt, või nagu igal juhul ta oli päris suur selline bifurkatsioonipunkt. Aga kusjuures jumala naljakas on see, et ma kasutasin seda sõna just üks päev Tehikul Tervise Heaolu Infosüsteemide Keskusel oli uue maja avamine ja seal käis esinemas Impeerium. Ja ma jäin ka seda ikkagi vaatama, tuttavad laval ja niisama ka tore improt vaadata aeg-ajalt. Ja nad küsisid sõna, mida ei oska nagu esimese hooga keegi hääldada, siis ma karjusin sealt tagant reast bifurkatsioonipunkt. Ja siis sellega oli probleeme kõikidel kuni lõpuni, alates tähendusest kuni üleskirjutamiseni tahvlile ja ühesõnaga seda kasutati 2 korda täiesti vales kontekstis ja mina lihtsalt ainsana naersin, ma arvan. Ma ütleks, kui me poleks improgrupi ajast olla seda show'd bifurkatsioonipunkti teinud, siis ma ei teaks, mida see tähendab. Ando, kas oli ka bifurkatsioonipunkti ajal meil? Aga võib-olla Ando on nii palju vaikinud siin salaja. Tema karakterid on need maha lasknud korduvalt. Palun räägi siis meie kuulajatele, mis on bifurkatsioonipunkt? Või nagu, mitte nüüd ära anna sõnaraamatu seletust, aga lihtsalt improgrupi ja improteatri kontekstis. Mul on 0 mälestus sellest peale selle, et see oli tore ja see oli longform vist. Etenduse nimi, mis me tegime Jaaga. Okei, no siis see jooksis vist alla OHO ja need me ei teinud seda väga kaua ka. Me tegime seda vist jaanuarist alates kuni siis FIFini ehk siis juunini, kui me Soomes festivalil esinesime sellega. Meil lihtsalt natuke oligi alguses selline süsteem, et sügisel hakkasid uut formaati harjutama ja said seal uue aasta alguseks valmis ja siis mängisid edasi, nii et selles mõttes ja üks uus formaat hooajas oli väga pikalt nagu ja selline nagu samm tegelikult. Ja erinevad inimesed siis hiljem lavastasid neid, nagu näiteks ka Ando, kes tegi oma formaadi, nii et. Ja. Aga äkki räägime sellest, kuidas siis, mis juhtus, et miks või kuidas, ühesõnaga, mis ma tahan öelda on see, et mis hetkest nagu siis tekkisid järgmised sammud, et alguses ju te läksite lahku meist ja tekitasite improkraatia, et mis oli jaas puudu või nagu selles mõttes võib-olla sellest nagu? Tegelikult see on lahe peatükk küll, sest et ma mäletan just enne improkraatia asutamist, meil oli tegelikult... Sest see on jälle järgmine etapp, kui teie ära läksite, siis oli nagu hoopis teine hingamine. Et seal oli, meil oli vaata tüli ja tead, ma olen üldse ma olen nagu... Mina ei tea tülist midagi. No seal oli, ma ütlen, tüli ja ma olen vaadanud järgi neid e-maile, nagu saab järgi vaadata, ma olen lugenud järgi neid ja nagu püüdnud nagu aru saada, mis seal juhtus ja nagu... esiteks on see, et me olime kõik nooremad. No mingi nagu loominguline kokkupõrge kindlalt oli, aga... Mis kokkupõrge? Loominguline kokkupõrge nagu... Ma isegi nii palju, kui ma nüüd lugesin neid järgi, siis on lihtsalt ülilahe miscommunication.
et seal nagu kui ma loen neid kirju, kuidas, ma ei tea, mida Martin kirjutas, kuidas Rahel vastas ja mida Martin uuesti vastas, lihtsalt mingi juba see väike segment. Ja siis ma olen nagu, et kogu suhtlus oli e-mail, nagu see on olnud hääletooni poolt midagi polnud, lihtsalt selline ja ma olen nagu nii loll nagu so dumb, et sisuliselt nagu in the nutshell mina mäletan niimoodi, et mina, Martin ja Mihkel tegime ekstra proove ja siis me käisime 2 eratellimusel, oligi vist 2 tükki ainult ja siis me olime, et me tahame nüüd selle raha eest endale võtta laulõpetajat, aga nagu meie grupp oli nagu kokkulepe on see, et see on meie ühine raha, me kasutame seda koos ja siis me püüdsime seda nagu hakata nagu väänama enda kasuks ja ütleme niimoodi, et nii palju kui ma tagasi lugesin, siis Raheli vastus oli jumala mõistlik, oli nagu hei kuule, oota, see on mingi täiesti ootamatus kohast oli mingi siukene tahe, vaata nagu me Martiniga kirjutasime, et mingi umbes, et me oleme aastaid rääkinud sellest juba, et nüüd me lihtsalt nagu me annan teada, aga kõigi jaoks oli see nagu 2V TF moment lihtsalt, eks ole. Aga mis seal nagu see plahvatas, oli lihtsalt see, et näiteks ma mäletan ka need improviseerijad, kes otseselt enam proovides ei käinud, nimetasin neid satelliitideks, ka nemad hakkasid osalema selles arutelus ja siis seal nagu sealt suunast nagu läks see nagu selliseks nagu tüliks ja vaidluseks. Jah, aga ma ei tea, Rahel, kuidas sa mäletad seda või Siret või Andot vist? Ma ei mäletagi väga seda austades, ma ütleks, et äkki sul oli see pausiaeg? Ei olnud? Vist jah, sest et te veel tegite koos, kui ma USA-sse läksin, ma tean, te tegite minu pärast online'i selle ülekande ka veel, aitäh Ando selle eest. Ja ma vaatasin USA-st teid järgi mingi mul lambi kellaeg. Ja siis kui ma tagasi tulin, siis oli juba see, et tead, et Rauno ja Martin ja kes seal veel olid, Tormi ja Mihkel. Jah, et nad läksid ära nagu. Vist olin ka nagu mingi, okei. Oli küll, jah. See võis olla tõesti sellele, ma nagu väga ei mäleta. Ma lihtsalt kuidagi mäletan nagu üldist kontseptsiooni, et ma ju ikkagi vist nägin ka neid kirjavahetusi ja mul on justkui nagu rohkem meeles, et see oli siuke loominguline kokkupõrge, et te tahtsite teha natuke midagi muud, tahtsite rohkem esineda raha pärast, mis ei olnud kunagi improteatri nagu põhieesmärkidest. Et see jooksis nagu lahku, aga võt seda mingit raha, mingit teemat nii täpselt ma ei mäleta tõesti. Ja nüüd on nagu kõike meilis ei arutatud, millel veel koosolek oli seal, jah? Ja no võt nendel ma ei osalenud. Sest sa olid ju satelliit. Sest tol hetkel ma ei saanud. Ei no võtta nagu, Siretit ma satelliidina nagu selles kontekstis ei mõelnudki. Ma mäletan tegelikult Siret isegi, ma võin üle vaatama, aga kuidagi jällegi mäletan, et Siret ühe kirja kirjutas, mis oli selline nagu mingi kulge mingi chill või tone it down või selline üsna mõnusalt ratsionaalne. Rahel. Mul on 3. versioon kogu loost, kui ma võin pakkuda. Ja ma kujutan ette, kuidas sa olid tööliid kohvi ja järsku mingi kohvi lendas ekraanile, mingi what the fuck just happened. Ehk siis, et tegelikult nagu minu arust see, mis juhtus, oli hästi loogiline. Ehk siis... jaad kummitasid, see on siis nagu põhimõtteliselt tagasipööre siis algusesse, kui me rääksime sellest, kuidas kõige alguses oli kokkulepe, et jää nagu Raheli vastutusalaks ja siis varem või hiljem ta ikka uuesti nagu vajus sinna minu õlgade peale ja iga mingi 1,5 aasta tagant ütlesin mina, et kuulge lõpetage ära, et see ei ole Rahel Otsa nimeline improteater ja siis ühesõnaga 1., 2. või 3. moel ikka üritati siis ikkagi mõneks ajaks, ma viin ka mõne plakati laiali või ma teen ka midagi ja siis jällegi vajus ära. Ja ühel neist kordadest ma võtsin hästi konkreetselt 1,5 aastat puhkust jaost ja vanade meilde lugemisest rääkides, siis mina olen ka mõni aeg tagasi sattunud nagu veel siis vanemate meilide peale, kui need, millest sina praegu rääkisid ja ma mäletan, et oligi, et kui mina olin nagu astunud konkreetselt eemale, sest mul oli hästi konkreetne see suhtumine, et kui nagu ei jää ilma minuta ellu, siis tegelikult sellel ei ole nagu mõtet, sest minu elu eesmärk ei ole ka seda nagu nii-öelda kogu aeg poputada. Ja siis
sina olid just nimelt see, kes hakkas saatma nagu gruppidele kirja või grupile kirja, et kuulge, et saame nüüd kokku või teeme midagi ja siis kõik olid nagu loiud, ei viitsid midagi. Ehk et tegelikult mina astusin eest ära ja sina võtsid mingi hetk siis, ilmselt ka Martini abiga nagu rohkem nagu eest, et okei, et mis me nüüd teeme siis. Aga tolleks hetkeks ka ju ikkagi meil kõigil oli veel üsna siuke praegusest perspektiivist vaadates nagu algeline arusaam improst ja selle jaoks, et omada paremat arusaama, siis teie hakkasite lihtsalt teistsugustest allikatest uurima seda, mis see impro on, ehk siis raamatuid lugema, videost vaatama võib-olla veidi rohkem. Ja kui mina oma pooleaastase puhkuse ära lõpetasin ja tagasi tulin, siis oligi natuke selles mõttes kunstiline error, et minul olid jätkuvalt nagu need arusaamad, mis mul varem olid olnud, aga teie olite vahepeal teise suunda juba liikunud ja siis me vist oligi terve selle järgneva hooaja või pool seda järgnevat hooaega üritasime kuidagi kokku neid asju klapitada, mis selles mõttes, jällegi, et kui me käisime viimast etendust Soome festivalil FIFil tegemas, siis trendi kommentaar jällegi oli vastupidi see, et see on see, miks teie trupp on nagu hea, et ongi ühes pikavormi etenduses on nii eri suunad sees, et kõigile on midagi. Kellelegi on nagu mingit naljakohti, kellelegi on mingit, dramaatilisust, et selles mõttes me tegelikult kokku tegime nagu hea lõpptulemuse, aga tol hetkel ilmselt me ei olnud nagu valmis seda sel moel nägema, igaüks tahtis oma suunda asju vedada ja sealt ka võib-olla see nagu clash tuli, et selles mõttes see, et omavaheline avatus võib-olla puudus tol hetkel, et jah. Et seda kindlasti ka jah, aga et selles mõttes meil olidki nagu selleks hetkeks tekkinud erinevad suunad ja see oli sellepärast, et mina astusin tolleks hetkeks eemale, nii et kui ma oleks nagu, et tegelikult kokkuvõtteks, mis ongi hea, sellepärast, et siis sai rohkem gruppe kokkuvõtteks Eestisse ja mida mitmekülgsem on skeene, seda rohkem saame ju rääkida erinevast improst ja seda nagu rohkem on meil erinevad publikut, kes leiab, et impro võiks olla talle. Aga jah, et põhimõtteliselt see, et ma eemale astusin, oli nagu see väike seeme, mis lõpuks tekkis ruutu. Ja eks jah, tegelikult ei saanud nagu, ta kuskil pidi, mingi eellugu seal on eeldused ja põhjused. Ja seda küll. Ja teine asi on ka muidugi see, et siis mõnda aega eksisteeris on ja, et oli nii Tallinnas kui Tartus, aga ega me omavahel nagu liialt ei lävinud, sellepärast, et Tallinna ei jõudnud Tartusse, Tartu ei jõudnud Tallinnasse ja siis et siis oligi, et Tartu kambal ka juba tekkiski natuke siuke oma toimetamine. Ja oligi. Sest et vaata Tartus nagu Tormi juhendas, eks ole. Tegelikult Tartu tegigi oma asja, et nagu see, et nad oli Tartus tegutsev improgrupp ja osakond oli selline rohkem formaalne, et tegelikult nagu nad polnud rahelit näinud, seda, see seos oli selline nagu lihtsalt, et Tormi ütles, et see on meie nimi, kõik on whatever. Kusjuures, kui sa ütlesid seda juhtimisasja, siis sel hetkel, kui sa rääkisid seda, et see ei ole sinu vastutada ja vedada, siis minu peas see pilt kogu läbi selle aja on olnud ikka see, et kui ma tulin, olid sina nagu see, kes seda vedas, eks ole, ja minu peas oli, isegi siis, kui sa ütlesid, et sa ei vea seda, siis minu peas on nagu ikkagi Rahel nagu vastutab või vaata nagu, et see nagu, ma ei tea, kui Elon Musk ütleb, et ma enam Teslat ei tee, vaata, ja siis võib-olla võib osalusega maha, aga nii kui ta ütleb midagi Tesla kohta nagu kuskil Twitteris või midagi, siis see igal juhul mõjutab kõigi et tal on vaata see mõju ikkagi olemas või näiteks kui mina Ruutu 10 ütlen, ma enam Ruutu 10 ei tee, aga kui ma ikkagi nagu kui ma ütlen midagi Ruutu 10 kohta, siis sellele inimesed panevad sellele kaalu, kuna see kuidagi on nagu ajaga nagu tekkinud. Et jah, et ma kordagi näinud, et mina nägin, et sa full kogu aeg vastutad ja korraldad kõik. Oli see, mis ma tahtsin nagu, mis tõttu võib-olla oli raske see ülevõtmine, üleandmine ka, et sa ei vaata üksi, kuna kõik näevad, et sa teed nagunii seda. Jah, et see täitsa nagu siuke teema. Jah. Aga jah, selles mõttes, et see nagu, meil isegi tuli sellest siuke etendus nagu, oi, mis nüüd juhtus. Nagu detsembris vaata veel tegime ühe etenduse. Ma ei mäleta, mis me tegime nagu, kas me tegime pikka formaati või lühiformaati, ma ei mäleta seda. Aga ma tean, et sellest tülist nagu jäi, mõtleme nagu päris mitmeks aastaks ja ikkagi siuke hapu maik nagu ikka juurde vaata. Ja teine asi on see, et natuke varjutas jah mingit koostööd või kuidagi ja tegelikult, mis seal veel on see, et kui me selle improkraatia tegime või kui see nüüd läheb järgmise episoodi teemasse, aga see on tegelikult hea selline segment praegu läbi rääkida teiega ka see, et vaata, kuna me tegime uue asja, siis on selline vaja nagu, sul on vaja eristuda ja kõige lihtsam eristumine on vastandumine ja see oligi vaata nagu selline
nagu oligi nagu see vastandumine lihtsalt oli sinna sisse kirjutatud. Ma käisin Truult kõik esimesi etendusi vaatamas, sest et te tegite neid seal sellest Vene tänaval on ju? Ei, alguses te improkraatiat tegite kogu aeg seal Pööningul just. Okei, jah. Ja kuna ma ju läksin TTÜ-sse, kui ma tulin USAst tagasi, siis see oli mu kõrval majas, mul ei olnud väga kauge tulla, vaatasin, 5 minuti pärast hakkab, ma lähen siis hüppan ka läbi. Et juhul, kui ma olin nii-öelda kodus ja ma tihtipeale olin, siis ma käisin teid ikka vaatamas. Ja kuidas oli? No ma võingi öelda, et see vastandumine nagu meenutaski mulle seda, et te üritasite väga palju vedada just seda püstjalakomöödia formaati ehk siis kiiret nalja. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et siuke paari formaat, et sah, nali, uus stseen, sah, nali, uus stseen. Jah, täpselt, jah. Põhimõtteliselt, jah, oligi nagu mingi teeme full on komöödiat oli nagu selline. Nagu, jah, siuke nagu nii-öelda, kui sa mõtled nagu, et on lihtsalt nagu meelelahutus. Et on nagu teatris on nagu nagu teater on ka meelelahutus, aga nagu teater ei ole nagu on muusikal ja on teater. Teil puudus sellel hetkel võib-olla nagu see veendumus, et impro võib olla ka tõsine ja impro võib olla väga mingil mõtlikul teemal ja et see võib käsitleda hoopis siukseid nagu teemasid elus, mida teie improga ei seosta. Tänapäeval, kui sa vaatad näiteks Rauno ja Toivo teevad duot, siis tihtipeale ma leiangi sealt nagu sellist aeglust rohkem või nagu loomulikku komöödiat ja kõik nagu voolab ja on karakteripõhine rohkem, et ei ole nii palju sellelt tsaht. Eks nad on ka maha rahunenud, vaata. Hakkavad vanaks saama. Tegelikult, ma mäletan, see kunagi Siret ütles, et iga ühel on oma, nagu, kuidas ta teeb improt, on oma nagu see tee. Ma mäletan, sa ütlesid sükse lause. Minu käes oli Keith Johnstoni raamatu teine osa Improv for Storytellers, ma nagu seda näed oma peas nagu, näed seda raamatut Siret või? Siin on kirjas, kuidas asjad käivad. Kõigil ei ole oma, tegelikult... Ma miskipärast mäletan seda, kuidas sa pidasid seda piibliks ja siis ma vahepeal olin lihtsalt sisemiselt ohkasin, aga mõtlesin, las ta ise otsib selle tee nagu üles. Ma olin nii obsest, mine kannina. Ma olin nii obsest, et ma, et see, aga see, ütleme nagu, kui me räägime... Sa surusid seda päris palju jaas ka peale teistele. Täiega, hardcore. Ja. Aga mina üritasin jällegi öelda, et ka nagu klassikalise teatri meetoditest on impros väga palju kasu ja võib-olla peaks teid hoopis nagu natuke värskendama sellel teemal, et kuna te tulite oma mingi Keith Johnson is God sellise vaatega, mis oli meie jaoks värske ja põnev ja me saime sealt väga palju õppida, aga me tahtsime ka nagu, et see tavalise klassikalise teatri mingisugune nagu joon jooksis ka läbi, sest et see annabki seda inimlikku mõõdet sinna juurde. Ma võin öelda, et kogu see Keith Johnsoni raamat oli selline, et kodus loed, avad iga lehekülje mingi siuke jumalik ingel valgustab su nägu mingi ja siis sa oled mingi, kui lihtne impro on ja siis lähed proovi, vaatad, midagi välja ei tule. Et see nagu, nagu see oli vaat lihtsalt nagu Rahel ka ütles, et me olime võtnud mingid raamatud ja asjad, et see oli nagu, see ei osanud midagi teha, see ei osanud midagi välja mõelda, mingit teatriharidus pole, midagi ei tea, on ja sul on mingi raamat, mis ütleb, et tee nii. Ja siis sa oled nagu, see on 100% infost, kuidas asju võiks teha. Oli nagu tollel ajal, nagu selline, lihtsalt ei osanud paremini teha. Niimoodi, aga praegu oleme jõudnud sellesse punkti, et peame hakkama asju kokku pakkima. Ja mulle meeldib lõpetada vestluseid niimoodi, et igaüks võiks nagu öelda, kuidas talle tänane vestlus meeldis, nagu peegeldada. Nagu impro see lõpuring. Jah, põhimõtteliselt küll, jah. Et mis talle meeldis ja kuidas teile meeldis nagu sellel teemal juttu rääkida. Alustame Andost. Ja sa võid olla aus, kui sa tunned, et sa ei saanud midagi öelda, siis võib-olla see on su kogemus ja võid seda öelda. Ma vahepeal telefonis läksin internet archive'i ja siis see näitab sulle veebilehtede nagu minevikku ja siis läksin aastasse mingi 2013 ja vaatasin kodulehte ja siis mõtlesin kaasa. Et selline trip down memory lane 10 aastat või nii. Kas see kodulehekülg on sul jätkuvalt üleval või? Kuule on, keegi omab seda domeeni ja ma siiani ei tea, kes mult selle domeeni siis ära ostas. Ma olen täiesti kindel, et see on Ando, kes seda trikki teeb nagu. See ei ole mina, see ei ole Timo. Me ei tea, kes see on. Keegi omab ja.ee domeeni nüüd. Ta hoiab seal endiselt arhiivi vanast ja kodulehest.
Kes see teine saab olla kui Ando? Äkki on Tõnu ostab domeene kokku, Tõnu Einasto. kunagi on disaini ettevõtte ja disain tahab turule tulla, siis saab domeeni nagu maha müüa. See on su rikkaks saamise plaan. Aitäh, Ando. Võtame Siret, sinu mõtted, kogemus. Minu arust oli väga tore ja ausatades, kuigi ma improt enam väga palju ei tee, väga harva, siis mul on kuidagi hästi nagu soojad mälestused sellest improajast ja eelkõige just nendest inimestest, et mul oli väga hea meel tulla siia täna ja näha teid, et rohkem kui lihtsalt podcasti, vaid nagu võimalust kohtuda inimestega, kes on mulle minu elu nagu teel väga palju inimesena olnud toeks, on olnud sõbrad, on olnud nagu lähedased inimesed tegelikult, et minu arust see impro on see, mis nagu loob sellise natuke twisted perekonna tunde, et selline nagu tuleme perega kokku, see oli justkui nagu selline ongi nagu perekondlik kokkutulek mingi aja tagant, kus kõik lihtsalt räägivad, mida me mäletame oma vanadest koos oldud toredatest aegadest, et mulle meeldis, minu arust oli vahva. Aitäh! Aitäh, Siret! Rahel, sinu kogemus, mõtted? Jaa, ikka on tore meenutada ja eks see paneb ju asju perspektiivi ka, et kui mõtled tänases päevas, et et seda ei ole või teisega pole nii kaugele jõudnud, kui tahaks, et siis mõtled selle peale, kust tulnud oled, see on ikkagi üüratu tee, mis on maha käidud igaühel meist isiklikult, et tõesti improga tegelemine on kindlasti mõjutanud kõigi nende elusid, kes sellega siin vähegi nagu asjalikumalt toimetanud on, aga kuidas meiega omakorda vastupidi oleme mõjutanud siis Eesti improskeene, aga ka üldiselt teatriskeene arengut, et ma mäletan pärast esimese festivali korraldamist mulle just kohale, et siit enam nagu tagasi minna ei saa või et me saame siit ainult edasi minna, me saame ainult rohkem improst rääkida ja et see on nüüd paratamatult tõesti Eesti impro maastiku osa. Võib-olla veel mitte nii ametlikult ja suurelt, kui see meile meeldiks, aga see on ka nagu meie teha, meie töö, et ta siis nii-öelda rohkem saaks tähelepanu ja et meie teeksime aina vägevamaid asju, mis siis publikut tõmbavad, nii et ma arvan, et on mõnus vahepeal vaadata tagasi, et oleks jällegi nagu selgem pilt, kuidas vaadata edasi. Yes, minu kokkuvõte on, mulle väga meeldis nagu heietada mälestuste osas, mulle nii meeldis nagu see, et nagu igast mälestusest oli nagu eri versioonid, nagu eri, ühel on oma kogemus. Iga oma nagu nurkust nägi seda, et see oli nagu lahe, et see oli tore ja mul on hea meel, et te saite tulla siia kokku ja mul on hea meel, et me saime seda teha niimoodi, et nagu ka laiemal inimeste ringil on võimalus ka osaleda selles nagu vestluses nagu kuulajana, et see ei jäänud ainult meie 4 vahel, mis me siin rääkisime, et kes praegu kuulab, siis ta saab see ka salaja olla kärbes seina peal, et see on tore. Jah, et mulle väga meeldis ja tänan teid, et te saite tulla. Aga sellega tõmbaks kokku, kõigil on toimetusi teha, sest et teil on edasi läinud ja soovin teile siis tänasesse päeva, ma ei tea, edukaid juhtumisi ja aitäh kuulajatele ka ja ilusat päeva. Aitäh! Aitäh! Outro muusika.